ehk siis see pealkiri, mis mulle ette anti, oli riigipilv versus avalikud pilved. Ja siis ma hakkasin kohe parandama, Taavi andis mulle selle ette, aga ma hakkasin seda kohe parandama, eks ole, et esiteks ma kohe tõmbasin selle maha, selle versus momendi ja teiseks ma panin siin hoopis märgi vahel, ehk siis et me räägime siis ikkagi sellest, et meil on riigipilv ja meil on avalikud pilved. Neid olemuslikult ei ole mõtet vastandada teineteisele ja sellest võib-olla ma natukene selle poole tunni jooksul siin või 29 minuti ja 20 sekundi jooksul ma siis natukene räägin täpsemalt ka. Aga jah, must endast, et RIT-is ma toimetan siis sellises rollis nagu avalike pilveteenuste projektijuht. Et suvepäevadel üks kolleeg ütles, et kuulsin, et siin tuli RIT-i tööle, et väga äge, mis projektijuht, mis asja. Et selle kaliibriga tüüp tuleb meile projektijuhiks, et mida see Taavi mõtles. Aga jah, et ma mida ma selle projektijuhi ametis teinud olen, sellest ma räägin ka kohe teile. Aga lisaks sellele ma olen ülikoolis ja akadeemias olen ma päris pikalt olnud tegev nii siis administreerimise õppekava juhina, kui ka ma loen seal mõningaid aineid ja siis ma tegutsen ka siis Siseministeeriumi infotehnoloogia asutuses ja nüüd siis arvates sellest kuust olen ma siis ka Europolis suurte keelemudelite mingi tuumikrühma liige, et vaatame, kuidas sealt siis neid keelemudeleid hakkab tulema siis korrakaitsjatele üle terve Euroopa. Eks seda ole näha. Aga kui teema juurde minna, siis avalikus sektoris teeks isegi testi, tõstke käsi üles, kes siis kasutab avalike pilveteenuseid täna. Päris hästi. Ehkki ütleme, et tõenäoliselt võib osasid neid käsi käsitleda ka väikse tärniga, aga tegelikult see kasutamine alates siis üle-eelmisest aastast tegelikult see avalikus sektoris selle kasutamine läks oluliselt lihtsamaks. Kui meil see eelmine siis infoturbe standard ära aegus ja EITS võeti kasutusele, siis seal mingisugused paar paragrahvi või paar sõnastust muutusid selliselt, et sai päriselt hakata kaaluma ka avalike pilveteenuseid, mis oli nagu päris suur muudatus. Ja 24 aasta alguses siis võeti vastu pilvemäärus, mis olemuslikult küll mitte midagi uut ei tutvustanud, küll aga siis teenusomanike jaoks ta natukene muutis siis selle võib-olla tõi selle selguse võib-olla rohkem ühele dokumendile, et kuidas siis teenusomanikuma võiksin seda avalike pilveteenuseid kasutada. Endiselt on selle kasutamisele võtt on päris kõrge, vähemalt mida me senini näinud oleme, sest üks asi on see, et meil ajalooliselt, kuna iske natukene võib-olla takistas ka seda avaliku pilveteenuse kasutusele võttumist, tõi kaasa selle, et enamik avalikus sektoris isegi väga tõsiselt ei kaalunud, eks ju, AWS-i või Azure'i või mingid muid pilveteenuse pakkujaid, siis see väga pikk ajalooline nagu mitte katsetamine, mitte kasutamine tõi selle endaga kaasa, et avalikus sektoris head ekspertide siis hulk, kes päriselt teavad midagi avalikest pilveteenustest, on kahjuks miniatuurne. Ja lisaks sellele, et meil on tehnilisi eksperte vähe, siis kui see teenuse omanik tahab enda andmekogu või mingit andmestikku või mingit süsteemi viia avalikule pilveteenuse siis kas platvormile või teenusepakku juurde, siis see toob kaasa keskmiselt kõrgema peavalu, mis lisaks riskianalüüsile, usalduse hindamisele endas kätkeb ka veel mingit hankimist. Ja kes te hankeprotsessiga olete kokku puutunud, siis ka see iseenesest on üsna ebameeldiv, eriti kui te lähete hankima midagi, millest teil võib-olla kõige paremat kogemust või kompetentsi ei ole. Kogu see eellugu siis ja miks ma üldse RIT-i sattusin, oli siis see, et seda probleemi tegelikult teadvustati juba varasemalt. See ei ole nagu midagi uut, et ma nüüd tulen siia lavale ja räägin midagi, mis on nagu kõigile peaks olema üllatus. Ja eelmise aasta keskpaigast vist juba või? Eelmise aasta maist, ehk siis ma olen RIT-is natuke rohkem kui aasta juba toimetanud, sai käima tõmmatud selline programm või projekt, mille nimi on siis avalike pilvede kontseptsioon ja tegevuskava. Et kuna sinna mingit strateegiat ei tohtinud juurde panna sellele sõnastule, siis on ta sükene kohmaks nagu ta on. Ja
Cofor abiga, kes siis on väline partner, eks ole, kes aitas meil seda kontseptsiooni ja tegevuskava läbi töötada ja kõikide IT-majadega, siis arhitektidega ja ka osade teenusomanikega me oleme seda nüüd teinud siis üle aasta praktiliselt juba või aasta peaaegu. Oleme siis selle kontseptsiooniga jõudnud sinnamaale, et üks osa sellest kontseptsioonist tänaseks on valmis. Ja sellest ka mõneti ka tegevuskavast on midagi juba täitsa valmis saanud. Ehk siis mingi põhimõtted, mis ma siin ka slaididel välja toon, need puudutavadki seda, et see sõnum on nagu väga ühtne või et kui te olete teenusomanikud, te olete tehnoloogia liidrid oma ettevõttes või te olete ka tehnilised spetsialistid, siis avalike pilveteenusete kasutamine kui selline avalikus sektoris on täiesti ootuspärane. Et see ei ole midagi, mida te teete kuidagi salaja, kuidagi vastuvoolu, et see on täiesti toetatud tegevus ja iga valitsemisala, iga asutus vastutab iseenda strateegia eest, et kas ta tahab neid avalikke pilveteenuseid kasutada või ta ei taha. Et seal nagu mingit sükest keskset, mingit mõõdikuid, eesmärke, kohustust, et peate nüüd nui neljaks kuskile Azure'i või AWS-i minema, sellist asja kindlasti ei tule. Mis küll tuleb, on see, et RIT muutub kompetentsikeskuseks nendele avalikele pilveteenustele. Ja mida see kompetentsikeskuse roll või kohustus endaga kaasa toob, on siis see, et võib-olla kõige esimene ja kõige suurem kohustus RIT-ile, mis tekib, on see, et nad peavad, või meie peame hakkama tegelema siis hangetega ja raamhangetega, raamlepingutega, ehk siis esimene asi, käega katsutav asi, mida läbi siis kogu selle tegevuskava ja kontseptsiooni, millega RIT hakkab toetama avalikku sektorit, on see, et me võtame maha teilt selle koormuse või kohustuse hakata tegema rahvusvaheliste hangetega, kui te tahate siis omada legaalset põhjust, miks AWS või Azure teile arveid saadab. Et see on nagu esimene suurem asi, mida siis läbi selle kogu selle projekti, mida me saavutasime või kokku leppisime, et iga asutus või iga avaliku sektori asutus ei hakka siis eraldi tegema hanget, et siis neid pilveteenuse pakkujaid saaks kasutada. Ja samamoodi RIT hakkab ka tegema nendele, kes siis neid hankeid võidavad, eks ole. RIT hakkab tegema nendele asutustele ka riskihinnanguid, taustakontrolli, kõike muud asju, mis teile ka nagu seadustest või määrustest tulenevalt kaela tulevad, eks ole, kui te tahate neid teenuseid kasutada. Samamoodi, kui nad on kompetentsikeskus, siis sealt lisaks sellele, et ta tegeleb nende hangetega, siis päris palju oleme vaeva näinud ka nende mudelite välja töötamisega, et kui te olete avaliku sektori asutus ja teil tuleb nagu mõte, et tahaks nüüd minna avaliku pilvet, aga kuidas ma lähen sinna? Sest seal on terve hulk, eks ole, ka mingi tehnilisi eeldusi, ei ole lihtsalt see, et väga äge, mul on mingisugune asutus või RIT teeb kuskil lepingud ära, aga et kuidas ma selle konto saan, kas seal kontol on mingid piirangud, mis on seotud siis sellega, et me oleme Euroopa Liidu õigusruumis, meile kehtivad mingi GDPR-id, mingisugused muud regulatsioonid, seadused, eks ole, ka KÜTS või siis EITS, et meil on terve hulk mingit regulatsiooni lisaks veel, et siis see on ka see osa, kui see teine punkt siin, kui me räägime riigiülestest nõuetest, siis need nõuded on ka tehnilised nõuded. Ehk see, et kui RIT teeb hanke, RIT teeb ka teile need kontod ja nendel kontodel automaatselt rakendub siis see minimaalne konfiguratsioon, nii et ei pea ise muretsema selle pärast, et kas te vastate mingisugustele turvastandarditele või nõuetele või mitte. Ja siis ütleme, täna ei paku RIT-ist tõenäoliselt keegi teile konsultatsiooni, sest neid konsulteerijaid on seal vist hõredalt, aga ütleme, pikas perspektiivis see kompetentsikeskuse mõte on ikkagi see, et sinna tekivad päriselt töökohad päris arhitektidega, kes on päriselt kursis siis nende pilveteenuse pakkujate ökosüsteemide ja teenuse kataloogidega, keda RIT vahendab. Ja osad teist võib-olla ka siin ruumis või siis, kes te seda eemalt jälgite, on ka võib-olla siis selle C3 või Clear Cloud Clubis on käinud juba, ehk siis, et ka see vastutus või kohustus tekkis RIT-ile, et ka neid praktikaid jagada, kogemusi jagada, just selles avalikus sektoris tekitada niisugune nagu tehnoloogide või teenuseomanike niisugune kogukond, et me ei peaks nagu igal pool neid täpselt sama maas vedelevaid rehasid läbi tallama. Et me saaksime õppida üksteise kogemusest ja ta on siis natuke piiratud sellega, et seal on avalik sektor ainult, et me saame rahulikult rääkida, ilma et me peaksime siis
muretsema võib-olla liigselt, et kas see, mida me räägime, et kas see võiks linna peale minna siis või mitte. Ja siin on, ütleme, natukene nagu tehnilisem skeem on ka välja toodud, et kui me räägime sellest, et RIT teeb siis mingisuguse avaliku pilveteenuse osutajaga, teeb kas otse või siis läbi vahendajate või edasimüüjate teeb siis lepingu, ja siis ta teeb ka siis selle nii-öelda teenusepakkuja ja osutaja juurde teeb siis ka nii-öelda mingisuguse kontovabriku, eks neid nimetatakse tänapäeval landing zone'ideks, ehk siis seal on niisugune väga standardiseeritav ja vägagi nii-öelda automatiseeritav siis moodus, kuidas kõiki neid võimalusi või piiranguid, keelde, kaasa arvatud integratsioone siis kõikvõimalike vajalike süsteemidega, kuidas seda saab kõike ette teha, nii et see konto, mille siis nii-öelda te avaliku sektori asutusena kätte saate ja te ise olete seal ainuvastutaja seal sees, sinna konto sisse RIT ei tule. Et RIT ei tea, kui palju te seal virtukaid või miks te seal midagi teete, et see pole RIT-i asi isegi. See oli ka üks asi, mida me nagu nii-öelda vaidlesime, eks ole, või leppisime nagu kokku, et RIT-i vastutus jooksebki sealt maalt, et ta teeb teile need asjad ära. Aga see, et mida te seal konto sees teete, kuidas seal neid, et kui hea peremehelikult või ebamõistlikult te seal kasutate mingisuguseid avalikke pilveteenuse pakkuja teenuseid, kuidas te neid seadistate, kas sellel andmebaasil on varundatud või ei ole, kas tal on mingi selline või teine või kolmas konfiguratsioon, kuidas see mingi koormusjaoturit seadistate, see ei ole RIT-i asi. See on endiselt teie vastutus. Võib-olla mingisuguses pikemas tulevikus saab võib-olla äkki RIT-ist siis tellida või siis ka võib-olla niisugust nagu nii-öelda tehnilist konsultatsiooniteenust, aga täpselt samamoodi tegelikult kõik erasektori ettevõtted on samamoodi oodatud, eks ole, et nii-öelda selle lõpliku loodud konto sees toetamis avaliku sektori asutus, kui seal ei ole seda kompetentsi, eks ole, parasjagu olemas. See oli see nagu mõte, kuidas me nagu kogu seda loogikat välja töötasime. Enamik teist seda dokumenti tõenäoliselt pole näinud, ma panin QR-koodi, panin ka siia presekasse, et siis te võite seda lugeda, see ei ole ülemäära pikk, vist ainult 40 lehekülge. Aga ütleme, et jätate õhtused uudised tarbimata, siis tegelikult on see täitsa loetav dokument, et seal kantseliiti on minimaalselt ja oma üllatuseks võite avastada, et seal on tegelikult isegi täitsa loogikat on sinna kirja pandud. Aga nüüd teine pool, riigipilv ja avalik pilv, et üks asi see, et me oleme päris palju tööd teinud, et see nii-öelda termin avalik pilv, et see oleks teile päriselt kasutatav, et saaksite sellest innovatsioonist, nendest teenustest, ka võib-olla siis sellest mastaabi efektist saaksite osa, eks ole, nii-öelda riigiasutuse tehnoloogidena või esindajatena. Kuigi me räägime, et on pilv ja pilv ja pilv, eks ole, pilv päeva lõpuks on kellegi teise arvut, et ega see ei ole midagi niisugust nagu eriskummalist või mütoloogilist, siis meie väiksusest, mõnes mõttes ka võib-olla niisugusest küpsusest sõltuvalt, ja see ei ole isegi võib-olla kriitika riigipilve meeskonna suunas, sest AWS-i või Azure'iga ma arvan, et Taavil tuleks pikkade varrukatega see umbsõlmega särk selga tõmmata, kui ta kujutaks endale ette, et ta oleks nii-öelda võimeline päriselt AWS-i või Azure'i teenuse kataloogiga võistlema, eks ole. Ja kusjuures ma tean, et Taavi seda illusiooni endale ei loo. Ja see illusioon või selle illusiooni puudumine tegelikult järgmisest tabelist tuleb välja ka, mida see tabel on, kusjuures on riigipilve enda kodulehelt on ka täitsa kättesaadav. Ehk see, et kuigi me räägime pilvedest, siis nad olemuslikult nad on ikkagi erinevad. Ja seal on võib-olla mingisugused piirangud, mingisugused siis soodustavad elemendid, aga ütleme, et peamine on see, kuigi see andmed säilitatakse Eesti territooriumil, see on küll nüüd tärniga varsti, eks ole, kuna meil tuleb ikkagi EU mingisugune regiooni element tuleb ka. Aga jah, et täna ikkagi ükski avalik pilveteenuse pakkuja Eestisse oma andmekeskust ei ehita. Ehk see, et kui te neid teenuseid kasutate, siis võite ära unustada selle, et mingisuguste nii-öelda merekaablite, et kui need hiinlased tulevad järgmiste kaubalaevadega neid ankruid lohistama Läänemere põhjas, et siis teil need avalikus pilveteenuses olevad teenused alati garanteeritult Eestisse ka välja paistavad, et seda garantiid avalikus pilves ei ole loomulikult. Ja teenuste fookus, mul jäi mingi slaid vahele või? Tegelikult las jäi, vahet ei ole. Et ütleme, see slaid on mõnes mõttes ongi nagu see nii-öelda
ütleme, et kriitika siis võib-olla riigipilve suhtes või ütleme, et enesekriitika isegi, eks ole, kuna ma kahtlustan, et selle tabeli tegi Taavi päeva lõpuks. Aga ma tahaks nagu eraldi rõhutada ka, et see teenuste fookus, mida riigipilv pakub ja miks me üldse räägime sellest, et miks me üldse tegeleme sellega, et me loome teile häid eelduseid, et saaksite avalikke pilvi kasutada või kaaluda, eks ole, või testida, on see, et riigipilve teenuse kataloogis on väga piiratud hulk teenuseid, mida riigipilv täna ise pakub. Ja kui me võtame hyperscalerid või AWS-i või Azure'i või Google Cloudi, siis seal on neid teenuseid on sadu neil kataloogis. Ja meil ei ole, Eesti riigina meil ei ole täna võimekust ja meil ei ole tegelikult isegi otstarbekas seda võimekust välja ehitada, et nagu sõna otsa mõttes nendega konkureerima minna. Ja samamoodi ka see skaleerus, eks ole, et kuigi riigipilves on ikkagi see räkikappide hulk on piiratud, ma kujutan ette, et nii väikseid andmekeskus isegi ei registreeru nende hyperscalerite radaril, kui riigipilve andmekeskused on või regioonid isegi. Kuigi meil see on suhteliselt staatiline kogu see elu siin konnariigis, et meil ei ole nagu mingisuguseid eksabaitides andmeid, mis ootamatult tulevad või sama ootamatult kaovad, täna vähemalt. Aga et see skaleerus on tegelikult on ikkagi palju keerulisem, sest Taavil on samamoodi on hanke kohustus, eks ole, seal kogu see planeerimine, kui on ootamatult vaja lisaruumi, ma arvan, et see on mingi aastane higi, eks ole, vähemalt. Et ütleme, et 5 kuud. Ehk siis, et 5 kuud versus 5 minutit. Väike vahe on võib-olla, eks ole. Eriti kui teil on kiire ja nagu on kohe on vaja seda ressurssi. Ja mis on nagu, ütleme, tänases kliimas on võib-olla isegi olulisem see alt 3, see tehisarul põhinevate tööristude kasutuse võt, siis täna on Taavi välja öelnud, et riigipilv ei arenda seda võimekust täna. Et loomulikult Tartu Ülikooli sealt sellest teadusarvutusklastrist või keskusest saab, eks ole, rentida, aga see riistvara on kindlasti amortiseerunud võrreldes sellega, mida te kuskilt avalikus pilves saate täna minna rentima. See, mis hinnaga see tuleb, see on nagu omaette teema muidugi. Ja ühesõnaga, et täna riigipilvel on mingisugune hulk teenuseid. See nimekiri on natukene pikem, aga kui seda nagu päriselt vaadata, siis sisuliselt ma ütleks, et riigipilves täna on 8 teenust, mida riigipilv ise pakub, kui sedagi ja ülejäänud on siis, eks ole, mingisugused partnerite teenused, mis on samamoodi listitud siis seal riigipilve teenuse kataloogis. Ja seda nimekirja täna nagu riigipilvel ei ole võimekust, et seda nimekirja nüüd teha nagu umbes mingi selliseks pildiks. Ja see on, kusjuures see on ka nagu vale pilt sellepärast, et näed, Taavis unustasid ühe kriipsu ära. See ei ole complete list, eks ole, service list, et ma arvan, et see on ka mingisugune väikene kuvatõmmis ainult kõik võimalikest teenustest või võimalustest, mida siis sealt Azurist vastu vaatab. Küll, kui ma selleks ettekandeks valmistusin, siis mis on huvitav, kui siin eelkõneleja rääkis, et riigipilv on hinna mõttes on päris konkurentsivõimeline, siis tegelikult nii ongi. Ja ma võrdlesin siis sama ressurssi riigipilve ja siis Azure'i pilvega. Ja kusjuures see võrdlus on veel natukene ebavõrdne selles mõttes, et see riigipilve 30-eurone hinnalipik sellel ressursil on dünaamiline. Te ei võta endale tegelikult mingisugust pikaajalist kohustust selle kasutamisel. Kui te lähete Azure'i ja võtate sama ressurssi samadel tingimustel, siis maksate üle 2 korra rohkem tegelikult. Ehk see, et me midagi ise kuidagi pusime, siis see ei ole tegelikult mõttetu tegevus. See ei ole tühi töö, mida Taavi meeskond on siin aastaid on teinud. Sest hinnad te saate ligi lähedaselt võrdseks, kui te võtate 3-aastase kohustuse tarbida seda ressurssi. Siis te saate ligi lähedale, mis tähendab seda, et igasugune dünaamilisus on automaatselt ära tapetud. Küll aga teisest küljest on see võrdlus on ebavõrdne, sellepärast et mitut siis kõrgkäideldavat masinõppe või Kubernetese teenust, eks ole, riigipilvest endale dünaamiliselt klikkida saab ja saama dünaamiliselt ära kustutada. Ma arvan, et sinna läheb vist võib-olla natukene aega kui üldse. Ja ma tõin siia lõpupoole ka veel, ma käisin, eelmine aasta tegelikult me käisime, Taaviga me käisime AWS-i konverentsil ja seal oli üks väga hea esineja oli. Ja see on esimene kord, kus juures mul vist elu sees, kus ma teen värvilist slaidi, sellepärast et mul alati on väga monotoonsed mustvalged slaidid. Ja siis ma otsustasin, et ma ei pane nagu üks ühele ei kopeeri AWS-i siis slaide teile siia ette, aga see sõnum, mida see
see mees oli siis AWS-i strateegilise konsulteerimise ja juhtimise üksusest. Seal põhimõtteliselt selle üksuse nii-öelda meeskond oli koosnes ainult endistest SP500 ehk siis maailma suurimate ettevõtete tehnoloogiajuhid olid seal põhimõtteliselt koos ainult endised. Ehk nad olid väga suure kogemuse ja pagasiga ja see oli nii-öelda, nemad käisid siis nii-öelda konsulteerimas omakorda siis nii-öelda oma järeltulijaid nendes samades maailma suurimates ettevõtetes. Ja see on nii-öelda, kui me räägime nüüd sellest, et riigipilv ja avalik pilv, siis see on see realiteet, millega te peate samamoodi hakkama kokku puutuma, kui te nagu lähete seda päriselt lähete kasutama. Ehk et kui me räägime sellest, et meil on mingi riistvara maksumus, siis teatud tingimustel te saate selle suhteliselt sarnaseks. Et te saate nii-öelda selle tüki hinna, võtate pikaajalised kohustused, siis ei ole nagu vahet, eks ole, kas te tarbite seda nii-öelda virtuaalressurssi riigipilvest või mitte. Aga küll, teil tekib automaatselt teil probleem sellega, et teil on tarvis oluliselt rohkem kompetentsi kui täna, tehnoloogiatega, millest teil pole täna õrna aimugi. Teil on oluliselt rohkem tarvis integratsiooni, mida on tarvis ka testida, mille elutsüklit on tarvis juhtida, samamoodi automaatika. Et kuigi, ütleme, SMIT-i rollis me oleme välja ehitanud päris heal tasemel platvormiteenuste automaatika, mis on ainult kasutab siis ütleme, infrastruktuuri kui koodi ja pipeline, eks ole, kõik need nii-öelda värsked lendsõnad, eks ole, mis kuskil tööjõuturul on ägedad rääkida, siis realiteet on see, et ka kogu seda automaatikat keerata ümber kuskile AWS-i või Azure'i vastu ei ole tegelikult lihtne ettevõtmine. Ja kulujuhtimine on nagu täiesti eraldi dimensioon, sest ja seda ma kusjuures seda näidet ma toon ka enda ülikoolis, kui ma seda sama sissejuhatus pilvetehnoloogiatesse räägin, siis Google'i finantsmudeli osakonna juhataja tegi enda startupi. Selle startupi alt nad võtsid kasutusele Google'i konto oma ettevõttena, kus nad hakkasid oma startupi asja ajama, nende startupi mingi idee oli, et nad käivad ja kraabivad kuskilt üle interneti mingid andmeid kokku ja siis teevad oma mingisugust äri selle pealt. Neil üks näpukas, ja nad peaaegu lasid endal selle startupi põhja, üks näpukas genereeris neile üleöö 70 000 arve. Nad läksid magama, pani mingid skriptid käima, hommikul tulid üles, vaatasid, et see pagan, et meil on mingi 70 000 arve üleöö genereerinud, sellepärast, et kuskil oli mingisugune if-else oli luupi läinud ja oli produtseerinud siis mingisuguseid virtukaid mingi 10 või 100 000. Et see on nagu anekdootlik, eriti veel ta on endine Google'i töötaja, ta nagu peaks nagu olema kõige paremini Google'is üldse kursis, nagu kuidas nagu see hinnastus toimub ja samamoodi ta suutis endal varbasse lasta. Muidugi Google tuli neile vastu, eks ole, seal ütles, et okei, te olete andestatud, et ikka juhtub, eks ole, aga kõikidel ei pruugi, eks ole, seda vastutulelikkust olla. Ehk siis, et see kulujuhtimine muutub palju teravamaks, võib-olla ütleme, kui see hinnamudel või see nii-öelda broneerimismudel, mida täna ütleme teile Valduris seal vastu vaatab. Ja täpselt samamoodi ka teil on koolituskulud on rohkem, kuna teil kogu keerukus läheb ülesse, siis on teil ka intsidente on tõenäoliselt rohkem. Ehk siis, et teil kõike on topelt. 2 erinevat teenusepakkujad, täiesti erinevate apidega, täiesti erinevate võimekustega, kuidas te midagi automatiseerida saate, kõik võrgukonf, kõik asjad on erinevad. Ehk siis, et kui te võtate nüüd selle sama paar näidet tagasi, et me saame selle virtuka hinna peaaegu samaks, siis pange nüüd kogu selle muu higihind ka sinna virtukale juurde. Et mitukümmend 1000 eurot see virtukas ühes kuus maksab teile siis. Teine antimuster, mida see härrasmees välja tõi, kelle slaidi ma siis nii-öelda kopeerisin, siis ka värviliselt ma tegin ikkagi, Taavi tegi värvilised jooned hoopis. Mina saatsin mustvalgete joontega. Aga ühesõnaga üks antimuster, mida nad klientide juures nägid, kes rääkisid, et nad teevad nii-öelda seda multipilve või mitmikpilve, oli siis see, ja ma olen seda siin ka Eestis kuulnud, kus räägitakse, et me kasutame best of breed, et me võtame sealt Oracle pilvest, võtame Oracle andmebaasi ja Azure'ist võtame mingisuguse AI-mudeli, AWS-is on kõige odavam mingisugune virtukas bot-hind, siis me ehitame enda selle infosüsteemi kogu selle asja peale. See on täielik antimuster. Sellepärast, et iga teenuse pakkuja juures te peate juhtima turvat, te peate juhtima integratsioone, te peate juhtima kompetentse, kõiki asju te peate tegema. See ei juhtu maagiliselt. Ja kui kes ütleb, et see maagiliselt juhtub, siis ta valetab. Ja täpselt sama on turvaga. Et turva on tavaliselt see, mis on, et hea kui turvaosakond üldse sihukestesse projektidesse kaasatakse, eks ole, et kõik asi muutub ka nii-öelda turbe mõttes muutub oluliselt läbipaistmatumaks.
halvemal juhul ettevõte isegi ei tea, millise pilveteenuse pakkuja juures tal millised andmed on. Ja et kui meil turbeintsident on, siis millise pilveteenuse pakkuja juures meil ikkagi sisse murti lõpuks sellesse kehvasti konfigureeritud seadmesse. Ehk siis ka neid reegleid on palju keerulisem jälgida, kui meil kõik asjad on erinevad ja et see, kas meil see kompetents on nüüd seal toimetamas tehniline kompetents hea või mitte, tõenäoliselt ei ole. Ja kui see jutt kõik, mis ma praegu rääkisin, oleks nagu umbes see, et kutt õpetab pilves ülikooli ja ta teeb Eestis mingit avaliku pilve, mingi projekti asja ajab. Ja siis tuleb räägib umbes, et mingisugune kõik on nagu halb, siis tegelikult ei ole halb. Et ma soovitan sellegi poolest uurida, kaaluda, mõelda selle peale ja kui see võimalus nüüd, kui see lõpuks see hankeosakond selle asja ära teeb, eks ole, ja me selle võimaluse päriselt teile kätte saame anda, et te tulete ritti põhimõtteliselt, ideeliselt te peaksite minema Valdurisse klikkima, et ma tahan AWS-i või Azure'i kontot, kõik. Teie jaoks on kogu hankeprotsess saab selle liigutusega läbi, eks ole. Pärast on võib-olla see mingi tehniline pool, et kuidas teil seal mingi kasutajakataloog saab süngitud või mingid kohtvõrgud või mingid muud asjad, eks ole. Et kui te lähete seda tegema, eriti kui te lähete tegema siis seda mitmikpilve või multipilve, ma ei teagi eestikeelset vastet sellele, et ma hakkasin mõtlema, et multicloudi nagu toortõlget teha, tuligi see mitmikpilv välja lõpuks, eks ole. Et kui teil on väga selge vastus küsimusele, miks, ja seal taga, selle miksi taga on ka argumentatsioon, et hoolimata nendest kuludest või sellest riskidest ja sellest täiendavast koormusest, mis teil organisatsioonile tuleb, see tasub ära. Kui te lähete täna Taavi juurde, ütlete, et ma tahaks saada AI mudeleid arvutada, siis Taavi ütleb, et see on see käsi, mis hoolib, eks ole, põhimõtteliselt. Sest tal ei ole ressursse, tal ei ole raha ja isegi kui te hakkaks seda täna tegema, siis saaksite 2 aasta pärast võib-olla oma selle AI mudeli mingisuguse jooksutamise keskkonna, eks ole. Tal ei ole mõtet teid lollitada, tal ei ole mõtet ennast lollitada, eks ole. Et kui teil on need kasutusjuhud on identifitseeritud, siis kindlasti tasub, eks ole, kaaluda seda asja, kindlasti tasub selle ette võtta. Aga see tähendabki seda, et teil on nõuded väga selgelt on arusaadavad, miks te seda lähete tegema. Ja te ei saa seda vaadata ainult tehnoloogia ülesannet, et te peate mõtlema kogu oma muudatuse halduse protsessi, turbe, intsidendi, kõik protsessid peavad samamoodi seda üritust teil toetama. Ja kusjuures see viimane lause, et ära usu kõiki, kes räägivad, nagu nad päriselt teevad edukalt seda mitmik- või multipilve. See tüüp rääkis ka, et nad tegid küsitluse siis 100 maailma suurim ettevõtte seas ja loomulikult kõik need CEO-d või CTO-d ütlesid, me teeme multicloudi. Pole mingit küsimust ka, sellepärast, et kõik teevad multicloudi. Ja siis, kui nad läksid nagu detaili, mis siis tuli välja, et kogu selles seltskonnas, kes neile vastas, et loomulikult me teeme multicloudi, tegelikult sellel ettevõttel 99% asjadest oli tegelikult ühe pilveteenuse pakkuja juures. Aga et siis oli neil linnuke kirjas, kuna meil mingi süsteem kuskil töötab teise juures ka, me teeme multicloudi, eks ole. Aga kui te võtate nagu kogu selle keerukuse, mis sellega kaasneb, siis kas see 1% oli siis väärt sinna suruda või mitte, eks see jääb siis igaühe nagu enda südametunnistusele. Ja kuna tänapäeval on, ütleme, AI generatiivsed pildid on päris heaks läinud. Selle ma tegin kusjuures selle preseka jooks. Et kui te siukest elukat metsas näete, siis te olete, selles mõttes on teil vedanud sellepärast, et sellist eksperti avalikus sektoris näha, kes teeb riigipilve, AWS-i, Azure'i, Google Cloudi, teeb neid kõik hästi ja turvaliselt, on umbes samasugune tõenäosus kohata, nagu seda elukat metsas. Aitäh teile! No nii, ma vaatasin kohe, et Siimul lõi õpetaja geen välja, et slaidil esimene slaid, punane pastakas välja, sõnastuse parandus, aga võtame saalist küsimuse. Jah, et kas sa palun saaksid tagasi kerida selle võrdlustabeli juurde avaliku pilvede ja selle natuke veel ja veel natuke tagasi. Eelmise tabel. Vot see, et valmisolek eriolukorraks avalik pilv, et kuivõrd see esimese rea 3. lahter tõele vastab, et kui mul on nagu teenus, mis jookseb riigipilves, tal ei ole väliseid sõltuvusi ja Eesti välisühendused kaovad, ehk siis nagu kas teenused riigipilves töötavad saarena. Kui me räägime nüüd täna riigipilvest, räägime siis riigipilv pluss ümbritsev ökosüsteem, mis meile siin selle Maarjamaa mätta peal on, siis välisühenduste katkemisel kriitilised riigi tugisüsteemid jäävad tööle. Kõik e-domeenid lahenduvad ja. Okei, siin tuli juba mingi tärn tuli, et teatud ajaks. Just.
Riia teadis parandada. No siis vähemalt me teame, kes on süüdi, kui on rohkem kui teatud ajaks. Et noh, siin on nagu võib-olla ettepanek, et kui nende riigipilveteenuse nagu arutame, et kas me paneme sinna repositooriumit ja mida iganes, et äkki keskenduks sellele, et meil on siin see nagu saartalitluse teema on ikkagi nagu päevakorras, et võib-olla see on nagu lisaväärtus, mis riigipilvel oleks. Jah, no ütleme, et eraldi, mis oli ka 3 ettekannet tagasi, kus räägiti sellest EU regioonist, eks ole. Et tegelikult seal on täpselt sama probleem, et väga äge, et me saame seal näiteks rahvastikuregistri käima panna. Lisaks sellele, et seal on see nii-öelda arhiivikoopia, me paneme seal päriselt rahvastikuregistri käima. Väga äge, et kus on sertifitseerimiskeskus ots, eks ole, kus on kõik need ümbritsevad teenused, mis on seal töötavad sama hästi, nagu meil siis siin Eestis näiteks 3 lokatsiooni peal. Et seal on väga palju nüansse, mis puudutab siis riigipilve ja avaliku pilve täpselt samamoodi, et kui me ehitame siis oma selle saartaritluse võimest, ehitame siis mingi asja avaliku pilve, et paneme Azure'i, paneme mingi osa infosüsteemist tööle näiteks. Ja siis kui mingi intsident on, et siis kui palju meil seal nii-öelda ainult Azure'is see asi väga kõrgkäideldavalt töötab, eks ole, võib-olla mitte nii-öelda lõppkliendi jaoks vähemalt. No minu küsimus oligi see, et kui mul on nagu teenus riigipilves ja välisühendused katkevad, kaua see teenus mul seal tiksub? No riigipilves endast tiksub kindlasti edasi. Iseasi, ütleme, kas lõppklient sellele ligi pääseb, eks ole, seal on mingid sõltuvused kindlasti. Aga ma olen kindel, et Taavil on ka kuskil backlogis on Chaos Monkey kasutusele võtt, eks ole, mis käib ja hakkab räkikappe välja lülitama juhuslikult, et siis saame testida ka seda, et kui kaua siis töötavad asjad. No selle E01 taastetestiga me saame seda proovida, aga Alan, kui sa küsid, kas riigipilv siis töötab, siis sa korra helistasid mulle ja siis ma ütlesin sulle, et siis me läheme koos sinna andmekeskusesse, ma näitan sulle, rohelised tulukesed põlevad. Kas sa kasutada seda saad, ma ei tea. See vist ei olnud see vastus, mida taheti. Ei. Küsimus, kaugel te raamhankega olete? See on väga halb küsimus. Ja sellepärast ma tean, et me vist läheme nagu omaette hankega juba välja, et ootasime. See raamhange tegelikult oleks pidanud välja minema juba suve alguses. Et ta on siin nüüd erinevatel põhjustel on veninud. Täna hetkel võib-olla, ütleme, Taavil on võib-olla isegi hetkeseisuga äkki parem ülevaade, et kui kaugel, ütleme, see hanke osakonnas selle menetlemine on. Ühesõnaga, isegi vahet ei ole tegelikult kaugelt on. Et päeva lõpuks, ütleme, see mudel, mida me selle avaliku pilvede kontseptsiooniga välja ehitasime, see otseselt ei takista sul minna täna hankesse. Sa võid seda teha. Meie partnerid ehitavad välja siis selle landing zone'i mudeli kui konfiguratsiooni. Ehk see töö, mida me teeme keskelt, saad enda kontol rakendada isegi siis, kui sa lähed ise hankesse. Et selles mõttes see ei ole mingi katse, et me peame nui 4 kogu avaliku sektori kanaliseerima, eks ole, läbi riti. Aga ütleme, pikas perspektiivis on see võib-olla mõistlikum, kuna sealt tekib mingi mahuefekt, võib-olla hakkavad tekkima sealt mingisugused hinna mingisugused erinevused, eks ole. See kõik on samamoodi selle mahumäng on nende suurte teenusepakkujatega, eks ole. Aga jah, et kui sa täna lähed, ütleme, et kui sul see protsess on juba käima pandud ja sa näed, et sa lähed varem välja hankega, siis mine. Et keegi halvasti sellele ei vaata. Ja loomulikult, kui see konfiguratsioon antakse meile siis Go4 poolt üle, eks ole, siis me väga, väga hea meelega jagame seda sinu meeskonnaga ka. Taavi, tahad seda öelda hanke ja kuupäeva osas midagi või lähme ruttu edasi? Ära jaga siin mingit kattete veksleid vist äkki. Ma ei jaga, jah. Okay. Ma nägin, et seal oli veel üks käsi püsti, kuigi ma natukene üle ajaga, kuna enne küsimusi oli vähem, siis ma praegu kasutan seda kaupa noogutat, see on okei. Mul on ka selle avalike pilvede hanke teemadele küsimusi, et okei, teie hangite selle AWS-i, ma saan teilt mingi tenanti, eks ole, kelle käest ma arve saan ja kelle helpdeski poole ma pärast pöörduma pean? Helpdesk peab sul endal ikka olema. Ei, okei, thanks, ma pöördun oma IT-toe poole AWS-i muredega, aga... Et selge on see, et kui ritti tekivad need, seal on mingisugune, Taavi taotleb mingit raha ka, et sinna FT-d luua, eks ole, ja päris arhitektid palgata ritti, mis puudutavad avalikke pilveteenuseid, siis sealt kindlasti sa saad mingisugust konsultatsiooni, nõu või abi, eks ole, kui sul tekivad mingid küsimused. No siis keegi keelu sul AWS-is seda teenust otseselt siis paluda. Aga see arve
see palju olulisem osa, eks ole, see arve, et arve sa saad ise otse endale. Et seda ütleme, et isegi kui RIT selle arve saab, siis ta kanaliseerib otse selle riigiasutustele edasi, et RIT ei hakka kellegi eest mingisuguseid AWS-i või suuri arveid kinni maksma. Saate endale selle tenanti, saate selle tenantiga täis vastutuse kaasa arvatud arved. Aga arve tuleb siis AWS-ist või RIT-ist? Oli see küsimus? See sõltub hankest. Aga nagu me kuulsime, et hange on praegu veel õhus. Ütleme, et kui hange on tehtud, siis tõenäoliselt seda võib ka samamoodi RIT esitada, eks ole. No aga näed, isegi hakatakse juba helpdeski välja ehitama, eks ole, üle kvalifitseeritud, üle makstud tööjõu näol. Nii, aga ma siinkohal tõmban joone alla, kuna me peame ajagraafikus püsima. Teeme veel Siimule ühe aplausi. Aitäh teile! Aitäh!